Eestis on rinnavähk naistel kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja. Millised faktorid on rinnavähki haigestumisega seotud? Kõige suurem riskifaktor on sugu, et enamasti haigestuvad naised. Meestel on ka, aga see on väga väike hulk. Ja teine on vanus, et rinnavähk on üle 40-aastaste naiste haigus üleüldiselt ja päris haiguse tipp on siis seal alates 50. eluaastast. Ja tegelikult tabab see haigus kõiki naisi, nii et mingisuguseid väga selgeid riskifaktoreid sellel ei olegi. Millised on rinnavähi haigusnähud? Peamine kaebus, millega naised pöörduvad, on rindade valulikkus, aga tegelikult rindade valulikkus väga tihti rinnavähi sümptome ei olegi. Rinnavähi me leiame enamasti nendel naistel, kes tulevad ja kaebavad, et neil on mingisugune tükk rinnas. Nii et tegelikult peaks oma rindadele tähelepanu pöörama ja kui sealt mingisuguse sõlmekese leiad, siis peaks tulema meile siia rinnakabinetti, et üle vaadata, et millega tegemist on. Ja mida varem, seda parem, et rinnavähk on väga hästi ravitav, kui see haigus on algstaadiumis. Kuidas rinnavähki ravitakse? Rinnavähi ravi koosneb erinevatest sekkumistest. Kõik teavad tavaliselt, et on mingisugune kirurgia. Paljud kardavad, et kui on rinnavähk, et siis peab rinnanäärme eemaldama, aga seda me teeme väga harva. Aga enamasti piisab lihtsalt selle kasvajalise sõlme eemaldamisest. Kuidas toimub rinnavähi sõeluuringu protseduur? Rinnavähi sõeluuring käib niimoodi, et kõigepealt tuleb kutse koju, siis saab sealt vaadata selle telefoninumbri, et kuhu ennast registreerida. Siis peaks tulema röntgeni osakonda, kus siis tehakse mõlemast rinnanäärmest 2 röntgenpilti. Ja kogu see protseduur võtab aega võib-olla 10-15 minutit ja siis võib koju ära minna ja 2 aastat rahulikult siis olla, kuni tuleb see uus kutse. Ja rinnavähi sõeluuringu puhul, nagu kõikide sõeluuringute puhul, ongi oluline, et just käia regulaarselt. Et seal käib nagu nende varasemate piltide võrdlemine uute piltidega. Mõned naised nagu mõtlevad, et mida ma lähen sinna, kui mul ei ole mitte midagi häda, et mis ma tülitan seal seda meditsiinipersonali. Aga tegelikult me kõik ootame, et naised tuleksid. Teine põhjus, miks võib-olla ei tulda, on see hirm äkki, et võib-olla leitakse mingisugune haigus, et siis peab sellega tegelema. Aga rinnavähk niisuguse sagedase haigusena enamasti on siiski nagu niisugune suhteliselt hõlpsasti ravitav. Ja ega kui tulemata jätad, et see haigus nagu mööda ei lähe, et siis ta lihtsalt süveneb veel ja hiljem on võib-olla keerulisem ravida, nii et igal juhul on see väga hästi kulutatud aeg, 2 aasta tagant sõeluuringus käib.